11. peatükk. Ždanov haarab ohjad. Ühel kaunil juunipäeval peatus raudteejaamas Moskva rong. Perroonil olid kogunenud meie mässumeeste juhid. Lauristin, Säre, Vares, Neemeruus. Kõigil oli pidulik ilme, uhiuued rõivad, värskelt pestud pea. Moskvast kohale veetud luksusvaguni uks avanes ja sealt kargas välja Ždanov. Esimene asi, mida ta tegi, oli see, et tormas pakikandja juurde ja andis sellele vastu lõugu. Nii ammu pole saanud inimest lüüa, kähistas ta oma huntjulmi silmi pööritades. Seejärel hammustas ta mööduvat daami ning laskis revolvrist maha 2 pesa ehitavat pääsukest. Tervist, seltsimees Ždanov, ütles veidi jahmunud Lauristin. Tere jah, urises Ždanov. Ta märkas Neemeruusi käe kõrval väikest tüdrukut ja ajas käed õieli. Laps, hüüdis ta. Mehed, sööme tära. Ei, protesteeris Neemeruus. See on mu tütar. Ning ta varjas lapsukest, kellest hiljem sai Arnold Rüütli naine. Ždanovi nägu läks pilve. On teil siin vähemalt mõni vanadekodu, küsis ta. Mulle meeldib abituid peksta. Ta võttis kaelast lipsu ning kägistas seda. See on treening, seletas ta ise. Vahest sõidame jaamast ära, pakkus Säre. Lähme meie juurde. Arutame. Mille me arutame, küsis Ždanov. Mul on kõik selge. Algul vana inimene pikali, siis talle otsa ja lase kätel käia. Lähme botaanikaaias ka läbi. Mulle meeldib lilli tallata. Ning ta sülitas pähe mööda sammuvale mehele, kes osutus Kristjan Palusaluks. Ohoo, hüüdis Palusalu ja viskas silda. Ždanov ehmus, puges Varese selja taha ning käskis end autosse juhatada. Ent vaevalt Lauristini juurde jõudnud, läks ta kohe jälle julmust ning kuraasi täis. Vägivald on tore asi, kiitles ta. Võttis võileiva pealt kilu ja peksis seda rihmaga. Küll ma panen teil siin korra maksma. Me mõtlesime, et tore oleks, kui saaks juunipöördeks terve väljakutäie inimesi, alustas Neemeruus. Ždanov katkestas teda. Väljakutäie inimesi üles puua, küsis ta ja kiitis. Hea mõte. Võtame mõned majad maha, siis saab väljaks suurem. Ei, protesteeris Ruus haralt. Ma mõtlesin väljakutäie inimesi miitingule. Ždanovi meeleolu langes kohe nulli. Miitingule, ohkas ta. Ei seal nalja saa. Nuputame siis midagi muud vahvat. Küüditamine! Hakkame küüditama! Kus loomavagunid on? Ždanov juhatati paika, kus seisis arvukalt loomavaguneid, kõik härgasid ja lambaid täis. Siia topimegi inimesed, praalis Ždanov. Ajage loomad maha. Härjad vaatasid üksteisele nõutult otsa. Vabandage, küsis üks. Mis jutt see on? Need on meie vagunid, sõnnik, põhk. Kas see on meie? Inimestel on mujal ruumi maa ja ilm. Kui seltsimees Ždanov tahab, siis te peate välja kolima, nõudis Lauristin. Ei lähe, ütles härgade juht, kelle nimi oli Sarvik. Mina oma vagunist välja ei lähe, käige kuradile. Kas saab juba, kisas Ždanov liiprite vahelt. Mis te nende pullidega kauplete? Ise oled pull, karjus üks lammas. Kas sa villalooma ei tunne? Küll on jäledus, lärmasid ka teised lambad ning härjad. Just kui inimestel mujal ruumi vähe oleks. Mingi piiritale, süütuid loomi nende vagunitest välja ajama. Aga mõni ime, vaata, mis nad Viinamäe tikudega tegid. Kommunistid püüdsid loomadega kähmlusse astuda, aga kus sa? Sarvik pani kohe Lauristini pikali. Ära teinekord härga näppi, ütles ta süngelt. Ei jäänudki riigikukutajatel muud üle, kui saba jalge vahel koju lonkida. Ždanov püüdis kividega päikest puruks visata ja lõi oma varju noaga. Ta oli tigedusest lõhkemas. Olgu, ütles ta viimaks. Meil on veel kaarte tagataskus.